tere tulemast tänasesse vlogi. Käes on pühapäev ja enam ei ole tegelikult üldse hommik. Ma magasin täna pikemalt, kuna ma olin eile üsna kaua väljas ja siis ma hakkasin alles vlogi monteerima. Te küsite ka, et kaua mul see vlogi monteerimine aega võtab. See väga oleneb, kui palju on materjali ja millist materjali. Aga ütleme, et kuskil 1,5 tundi kuni 3 tundi. Ma ei mõõda kunagi seda aega ja ma teen teda tihtipeale ka kuidagi jupiti. Ehk siis ma ei tea ise ka tegelikult täpselt. Kuigi nädalavlogid ikkagi võtavad pigem kauem, kuna materjali on rohkem, mida läbi töötada ja peab tegema ka raskemaid valikuid, et mida ma sisse jätan ja mida ma välja lõikan, selleks, et see ei läheks mingiks 2-tunniseks videoks. Et ühepäevasega on selles osas lihtsam, et materjali pole nii palju. Aga teinekord ikka, kui on mingi rõdu makeover või kapikoristus, siis mul on lihtsalt mingi suur tükk videot, mida ma pean hakkama katki lõikama ja sealt välja selekteerima, et mis on oluline, mis mitte. Ja, aga mingisuguse orientiiri siit saite, et 1,5 tundi kuni 3 tundi. Igal juhul ma nüüd siin panen ennast valmis ja olen siin ikka vaatan teie küsimusi kogu aeg, mis tulevad. Ja olen tähele pannud, et mitu inimest on küsinud, et kas ma olen mõelnud kaamera soetamisele. Muidugi olen mõelnud, kui ma olen juba nii mitu aastat YouTube'i teinud, ikka olen mõelnud. Kunagi oli see lihtsalt liialt suur väljaminek ja ma seetõttu otsustasin telefoni juurde jääda. Aga nüüd ma olen juba pikemat aega ennast täiesti lolliks mõelnud nüüd selle kaamera osas. Millal see oli, ma arvan, eelmise suve lõpust ma hakkasin megalt uurima, milline võiks olla see ideaalne kaamera minu jaoks. Ja kõige kurvam ongi see, et ma ei leidnud sellist, mis mulle meeldiks ja sobiks. Sonyl on näiteks siis just eriti vlogeritele suunatud kaamerad, aga nii kui ma hakkasin süvenenult rohkem nende kohta uurima ja vaatama, milline see footage välja näeb, siis minule isiklikult see ei meeldinud. Ja seal oli päris palju miinuseid, mis minu jaoks olid sellised miinused, et ma ei ole nõus sellega. Siis ma sain aru, et mulle meeldib väga, kuidas Canoni filmitud videod välja näevad. Et Canonil need värvid, kuidagi see sügavused, kõik need toonid, see kõik mulle meeldis. Aga minu jaoks on ka hästi oluline, et see vlogimiskaamera oleks võimalikult pisike ja kompaktne. Ma käin oma pisikeste kottidega väljas. Mul ei ole suurt kotti alati kaasas ja ma ei näe, et ma hakkaksin seetõttu suure kotiga igal pool ringi käima, et ma saaksin selle kaamera sisse panna. Teine asi on see, et ma ei jaksa siis teda pikalt käes hoida. Ja vlogimine minu jaoks tähendab seda, et ma ikkagi hoian seda käes, ma käin ringi, see peab olema mugav mu jaoks. Ja siis ma oleksin väga tahtnud seda Canon G7X Mark II, aga seda nad enam ei tooda, seda oleks saanud ainult järelturult ja järelturul pannakse sellele siuke summa otsa ja siis sa ei tea ka kunagi, mida sa saad. Eestis ma ei olegi leidnud, siis kuskilt eBay'st tellida. Ja selle Canoniga oli see miinus, et heli ei ole väga hea ja sinna ei saa ka välist mikrofoni külge panna. Siis ma olin ma just ostsin need mikrofonid, see oli ka mu jaoks väljaminek ja ma olen väga rahul selle mikrofoni kvaliteediga, et ma tahan seda ka kasutada ju ja ühesõnaga siis ma andsin selles osas peaaegu alla, kuigi ma olen siin ikka käinud pidevalt vaatamas. Ma räägin seda nii pikalt, sorry, lihtsalt see on olnud teekond, ma tõesti olen pikalt mõelnud kaamera peale. Ja ühesõnaga lõpuks ma jõudsin oma mõtetega sinna, et see telefon teeb praegu ära selle, mis mul on vaja. Et kui ma ostan endale mingisugused üle tonnase kaamera, siis ma ju tahan, et ta teeks
kõike ja veel paremini kui mu telefon, aga ükski nendest ei teinud minu jaoks seda ja siis ma olin mingi, nojah, ju ma siis jään oma telefoni juurde, kuigi see ei ole isegi see, et ma ei tahaks seda raha välja käia või nagu ma olin valmis, ma olin nagu võtke mu raha ja andke mulle midagi head, on ju. Ja lihtsalt ei olnud turul seda midagi head ja ma olin valmis teile praegu kõike seda rääkima ja see jääbki siia punkti, kus praegu ma olen siin, et ma olen oma telefoniga, ma ei ole leidnud paremat ja saate aru, see timing on lihtsalt crazy. Zoe ja Alfie on mõlemad uploadinud täna pühapäeval, see on mu üks lemmikuid osasid pühapäevade juures, kui nad panevad video ülesse, see on nagu mu hommikurutiin, ma vaatan neid, it gives me life, muide unustasingi mainida, et mu kindel reisiplaan, reisisihtkoht, kuhu ma juba see aasta tahaks kindlalt jõuda on Brighton, just nende 2 pärast. Et mitte nagu, et neid sinna nägema minna, vaevalt, et ma nendega kohtuks, aga lihtsalt nagu nende videotes see on tundunud nii tore väike linnake. Nagu need majad, see mereäärne ala seal, kõik nagu need väiksed butiigikesed, kohvikukesed, et nagu nii tore on see tundunud. Okei, ma läksin juba täiesti teise teemasse. Zoe pani üles video ja video alguses ta kohe räägib, tema on kasutanud, ongi kogu aeg kasutanud seda G7X Mark II'd ja mulle ongi meeldinud väga, kuidas Alfie ja Zoe videod välja näevad, ehk siis ma juba sealt, ma olin mingi, mul on vaja seda kaamerat, aga nagu jah, see heli. Nüüd on muidugi see, et ilmselt mõned teist, kes kuulavad ja kes teavad kaameratest midagi, nagu on mingi oh my god, miks sa seda ei vaadanud? Näiteks sellest samast Canon G7X-ist on Mark III ka. Uskuge mind, ma vaatasin kõik need läbi, sellel oli lihtsalt see autofookus täiesti kohutav, nii et nagu ma ei saa niisugust asja, ma näitan kogu aeg teile mingeid asju kaamerasse ja kui sa ei fokusseeri, see on lihtsalt frustreeriv. Ühesõnaga, ja Canon on välja tulnud see aasta, nüüd just hiljuti millalgi, uue vlogimiskaameraga. Ja Zoe nüüd katsetab seda. Ma jõudsin seda videot vaadata ainult algust. See tundus igatahes kena. Ma pean veel vaatama, kuidas see siis välja näeb. Igal juhul ma pean uurima selle kohta veits, aga ma tegelikult täiega tahtsin Canonit, mitte Sony. Ma ei ole kumbagi kasutanud nii, et ma ei ole mingi ekspert, aga lihtsalt see, mis ma lugesin, mis ma uurisin, mis ma vaatasin, see mulle tundus, et ma tahan Canonit. Ja nüüd, kui Canon on tulnud uuega välja, mis äkki vastab kõikidele mu ootustele. Ma tahaks väga, et sinna saaks mikrofoni ka külge panna. Ma pean uurima. Igal juhul, I'm so excited, nagu kui ma selle endale ostan, siis meil saab olema veel parem kvaliteet, meil saab olema nagu new era. Issand jumal, ma olen nii excited. Aga no ma ei tea, ma ütlen, praeguses hetkes, kui ma teile seda räägin, ma ei ole üldse piisavalt selle kohta uurinud, et olla tegelikult nii excited. Nii, okei, kaamera kohta vastasin ära. Ma mõtlesin, mul täna ei ole ilmselt väga palju materjali siin tulemas, mul on natuke rahulikum pühapäev. Siis ma mõtlesin, ma vastan siin mõnele küsimusele. Lemmikmeigipintslite kohta keegi küsis. Ma pean ütlema, et mul on siin viimasel ajal nagu nii erinevad brändid kasutuses, et ma tean, et nagu need, mis on kergesti kättesaadavad ka Eestis, siis nendest ma ütleks kindlasti Real Techniques, siuke lollikindel, vastupidavad, tõesti head pintslid. Et kindlasti need on mulle meeldinud, mul ongi nendelt ka mingisugused, mis on mul üle 10 aasta vanad. Ja siis mulle meeldivad ka, mul on mingid Notino enda brändi pintslid ka, olen väga rahul. Ja Nixi pintslid mulle ka meeldivad. Need on küll kallimad, nagu võrreldes eriti nagu nende müügitoodete hindadega, aga jällegi nad on sul aastateks. Siis jäi veel silma selline küsimus, et kuidas ma tulen toime prokrastineerimisega. See vist on eestikeelne sõna. See on siis põhimõtteliselt nagu, et sa lükkad asju edasi kuni viimase piirini. Kuidas ma tulen toime? Eks ma ikka ka prokrastineerin, eriti mingite juba mugavate taskidega. No, mind päästab ainult mu kohuse tunne. Et selles suhtes, et ma teen asjad alati on ju ära ja teengi mõnikord viimasel hetkel. Et mis siin salata. Aga teinekord mind motiveerib ka see, kui ma mõtlen, et kui hea tunne mul on nagu mentaalselt, kui ma teen need asjad ära. Kui nad ei seisa enam seal to-do listis.
ja nagu, et ma olen nõus selle vaimse heaolu nimel teinekord nagu mingi hetk spurtidena hästi pingutama. Mul on nagu mõned päevad, kus ma lihtsalt võtan ette nagu ma panen endale kohe 3 ebamugavat asja, mis ma ei tea tegelikult, kas see on väga tark taktika. Ja siis ma lihtsalt nagu hambad ristis hakkan kuskilt pihta ja ma hakkan tegema ja siis kõige toredam on muidugi see, kui sa avastad, et oh my god, see läheb mul nagu palju kergemini, kui ma arvasin või kiiremini. Ja siis saad sellest nagu energiat juurde ja siis saad mingi no nii, let's go, võtame selle järgmise ebamugava taski ette. Et siis on nagu selle energia pealt hea teha. Aga väga tihti mul on siukest suurt hambad risti surumist lihtsalt. Et ma ei viitsiks üldse, ma ei taha. Ja siis ma lihtsalt sunnin ennast. Aga mul ei ole mingit head nippi ja siukest nõuannet mul ei ole. Mingi räige punn on siin. Panin küll punniplaastri ööseks peale, aga peab ilmselt täna öösel ka veel panema. Ma ei ole põhimõtteliselt täna veel mitte midagi söönud, mul ei ole väga isu, veits siuke pohmakas, aga ma mõtlesin, et äkki ma proovin täna airfryeris teha nagu grilled cheese võikut. Või nagu, et mitte grilled cheese võiku, nagu grillvõiku. Ja ma panen 2 saia vahele selle mingi juustu, ketšupit võib-olla isegi. Ja siis panen selle sinna airfriti vahele. Ja siis ma loodaks, et see juust jääb siuke nagu mõnus sulanud sinna vahele. Ma ei ole niimoodi veel proovinud. Ma olen teinud niimoodi, et ma panen lihtsalt saia ja sinna peale juustu ja panen selle airfryerisse, aga siis see juust nagu see airfryer hästi kuivatab. Ja siis see juust on lihtsalt nagu siuke kuiv kõrbe tükk seal peal. Et seda ma ei tahaks, ma tahaks seda sulanud stringy cheese'i. Aga ma ei tea, kas seda saab, igal juhul peab proovima, saia mul on. Nii et ma teen meigi valmis, siis vist see on seda, ma ei tea, mul on tunne, et ma pean mingi Red Bulli jooma, ma olen täiesti surnud nagu. Ja siis ma räägin juba edasi, mida ma siin ikka praegu hakkan. Vaadake, ma jätsin siukse prossikese veel endale. Kui sa vaatasid eilset vlogi, siis ma kinkisin Anetele ja Laurale ka kummalegi ühe. Ja siis see on Girls Just Wanna Have Fun. Ja üleüldse sobib siia nii hästi. Või enam korra proovisin varruka peale, kas see jätab nagu suure augu. Mulle tundus, et ei jäta, nii et selline main character energy on mul ka. Ja siis mul on veel üks Aperol Spritzi oma, mille ma pean ilmselt Laurale andma, sellepärast, et tema on Aperol girly. No võt. No nii, siin on minu võikus on selle haputaina saiaga. Panin ketšupit ka vahele ja täitsa hea. Sai on nagu mega krõbe. Ja siis mul on mul lemmik. Nopri talu kohoke. Üks lemmikutest, mul neid lemmikuid on mitu, nagu te teate. Aga jah, excited. Loodan, et mind on näha igal juhul. Ma lähen praegu Kristiinesse. Ma tahaksin vaadata rõdule tulekesi. Mul on mõte, et ma ikkagi saan selle juhtme äkki kuskilt akna vahelt vedada. Ma pean vaatama, kui paks see juhe on. Ma ei tea, kas see on nagu okei asi, mida nagu mida tehakse või? No ma lugesin mõne teie kommentaari, et teil on niimoodi, on ju. Ja siis, et päiksepatareidega tuled, et see ei pea ka 8 tundi olema nagu laus päikse käes, et valgusest piisab. Aga ma ei tea. Ühesõnaga ma lähen vaatan Jyski, vaatan neid tulesid seal. Siis ma tahaks Hemtexist läbi käia, Pepkost läbi käia. Ma pean endale kusjuures üles kirjutama, mida ma sealt kõigist vaadata tahtsin. Mul on nagu mingid kindlad eesmärgid. Ja siis sealt ma lähen vanemate juurde. Mul on Eenale üks nunnu kaelakee. Või siin on tegelikult nagu 2 tükki pakis. Üks on selline nagu kirsikestega. Ja siis teine on maasikaga siuke kuldne ketikene. Kuskil poes me midagi taolist nägime ja talle väga meeldis ja siis ma tellisin. Siis ma otsustasin, et ma annan selle lilla klambri Eenale. Ma arvan, et talle meeldiks see. See jäi mul sahtli koristusest üle, kes vaatas seda. Ja siis ma vean endaga kaasa selle mõnnakaga. Võtan see üle koti ja võtan selle kaasa ja siis mul on tegelikult üks kardin üle.
Minul ei ole tegelikult neid kardinapuid niimoodi, et ma saaks, et mul oleks vaja neid auke siia. Ma vist tellisin selle siin seist kunagi selle kardina. Mulle see kardin nagu ise väga meeldib, see on niisuguste tutsukestega. Aga ma tean, et Eena on tahtnud oma kardinat välja vahetada oma toas ja tal on niisugune kardinapuu, et ma mõtlesin, et ma lähen näitan Eenale ja Emmele seda kardinat, mis nad arvavad sellest ja kas nad tahavad seda. Oi, kui palju ilusaid asju oli Hemtexis ja just selliseid rohelisi ja roosasid toone, nagu mulle meeldivad, toredaid voodipesusid ja igasuguseid väikseid nipsasjakesi. Nii et ausalt öeldes ma oleks võinud sinna vahtima jäädagi. Edasi sundusin ma Pepkosse, kus mulle jäi silma kõigepealt selline nunnu pleedikene, tundus küll, et jääb natuke pisikeseks ja õhukeseks võib-olla minu jaoks, aga siis vaatasin selliseid lambivarjusid. Korra tekkis idee, et võiks äkki isegi rõduläge välja näha, aga ma pean veel mõtlema selle peale ja siis olid seal väga nunnud sellised aiatarbed, potikesed ja see kastekann. New Yorkeris jäi mulle silma selline kollane topikene ja pean ütlema, et see värv on hakanud mulle aina enam meeldima ja täitsa tundub, et sobib mulle. Kristiinest tulid 2 armsat tüdrukut minuga pilti tegema ja julgustan kõiki, kes vähegi tahavad minuga rääkima tulla või pilti tegema tulla, siis tulge, seda juhtub minuga harvem, kui te arvaksite, nii et mul on iga kord väga hea meel. Nii, vaatame, mis me siit Eenale kõige taha. Kardinad. Ilus. Tutsudega. Mulle meeldib, et läheks ka. Ma arvan ka, et need nagu sobivad. Nii, no emme peab ka need üle vaatama. Mis asi see on? See on mõnnakas. See on nagu selline... See on see, et kanda need. Nagu pleedendas. Roosa! Teeme lahti ja vaatame, kuidas see sul välja on. See on suur muidugi. See päral on mingi siuke hall minu arust. See on muidugi. See oleks mullegi suur. Siuke klamber. Ma ei tea, kas sulle meeldib selline. Ei meeldi väga. Ei. Nägu ei meeldi siuke. Lihtsalt mul on juba nii palju, sest mul on seal lambi küljes palju, siis kõike pole seal, aga see ja nüüd see. Ja viimane 2 kaelakeed. Üks on kirssidega ja teine on maasikaga. Meeldib või? No nii armsad. Nii, ma olen kodus tagasi ja on aeg välja loosida siis meie väga roosa pakikene, kus on siis Ultimate Beauty toidulisandid ja siis Love Me lõhn. Ehk siis, nagu ikka, panen random number generatorisse sisse, et anna mulle number 6 ja 11 vahel 9, ehk siis Springmas päev 9, 60 kommentaari, ehk siis anna mulle number 1 ja 60 vahel 12. Annika on võitja, panen sinu kasutajanime siia. Kuna sa ei ole vähemalt siin kommentaaris oma Instagrami kasutajat märkinud, siis kui sul on siiski Instagram, võid mulle seal kirjutada või siis saame muud moodi ühendust. Ja nüüd siis minu poolt viimane auhind, mille loosin välja järgmisel pühapäeval ja siis meil jääb seal mõned päevad veel ja tegelikult sinna jääb mul üks loos veel, aga see on siis mitte minu enda poolt, aga on tulnud appi ettevõte. Aga viimane minupoolne kingitus siis. Ma panen selle kõik sellisesse väiksesse musta kotikesse, aga ma ikkagi jätsin sellise kõige uhkema viimaseks. Kuigi nad kõik on minu arust olnud päris uhked, aga sul on võimalus võita siis Lancome'i Idol Power parfüüm. See on üks uusimaid parfüüme, mis praegu väljas on. Selline naiselik, tugev parfüüm. Ma panen need noodid siia ekraanile ka. Ehk siis 50 milliliitrine lõhn, siis kortsu plaastrikesed siia kurjuse kortsu kohta. Maybellini roosa ripsmedušš, lifter gloss ja
tattoo liner, nii et natukene meiki ja siis see parfüüm on see põhiline staar. Ja kui sa tahad seda auhinda võita, siis nagu ikka, kommenteeri videote alla, ükskõik mida ja võimalusel pane sinna ka oma Instagrami kasutajanimi. Nii et let's go, viimane minupoolne kingitus teile siis. Aga on lisaüllatusi veel tulemas. Aga teate, ma ütlen täitsa ausalt, et ma olen tegelikult vaimselt omadega täiesti rivist väljas. Et siin lihtsalt kaadri taga toimuvad asjad, mida ma praegu teiega ei jaga. Mida mul on väga raske protsessida. Ja tänaseks ma kindlasti lõpetan ja jagan homme oma oste, mis ma täna Kristiinast ostsin ja proovime homme parema energiaga edasi. Aga tänase ma võtan, et kuidagi omadega toimu tulla. Ja suur aitäh kõigile ka positiivsete kommentaaride eest, et neid on nii palju ja ma olen tõesti väga-väga tänulik nende eest, et need kindlasti aitavad ka meeleolu hoida kõrgemal. Tänaseks kõik ja näeme homme. Tšau!